Tere, head vaatajad! Meie tänases saates on üks hästi tore, soe inimene, keda mina võin ka kutsuda oma üheks õpetajaks elus. Nimelt meie saatekülaline on Alar Krautmann, kes on siis ühtlasi ka Alar Krautmanni Terviseakadeemia juht ja õpetaja. Tere tulemast saatesse! Tervist! Nagu meil on kombeks, siis me alguses küsime, et kuna me räägime nendel ühiskondlikel teemadel üleüldse ühiskonnas, tervis, sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond sinna juurde, siis kui sa nüüd natukene mõtled tagasi võib-olla siin viimase poole aasta peale näiteks, et mis on sellised teemad võib-olla, mis sulle on silma jäänud või kuidagi kas muret tekitanud või kas või rõõmu tundnud, et mis on sinu need märksõnad täna, mis sul on jäänud pendeldama? Et kui nüüd vaadata näiteks mida inimesed teevad, kuidas inimesed elavad praegu ja siis umbes 20 aastat tagasi, siis üldiselt elavad nagu paremini praegu. Aga mis siis torkab silma on see, et võib-olla inimestel on vähem igav, võib algusest niimoodi just öelda, et inimestel on kogu aeg tegevus taskus, et võtab taskust välja ja hakkab tegelema. Ja et seda sellist hetke, kus inimene lihtsalt istub, jälgib, vaatleb, kuidas lumi langeb, vaatab võib-olla lumehelvest, vaatab puulehte, vaatab, et miks kajakad linnas siin niimoodi lendavad. Et selliseid hetki tuleb inimesel ette üha vähem ja vähem. See info, ta nagu ei tee selle infoga mitte midagi muud, kui ta kustutab sellega oma infonälga, niisugust nagu pindmist infonälga, et see võime üleüldse nagu analüüsida või arutleda või ka imestada ja imetleda, et mis meie ümber on. Et see on nagu võib-olla üks pool. Ma olen ka mõnikord mõelnud selle üle, et inimestele hästi meeldib või tundub, et selline reality saadete ja selline laivis jälgimine, kellegi elu jälgimine on nii põnev ja kindlasti ongi inimesi, kelle elu ongi tore kõrvalt vaadata, aga kui me igapäevaselt seda kogu aeg elame, et siis me kogu aeg ju anname nagu enda elu või enda päevade ja hetkede arvelt ära, et me kogeme justkui kellegi teise emotsioone, aga nagu enda emotsioonid jäävad kogemata. Et see on huvitav, et me võib-olla mõtlegi selle peale, et me tegelikult kogu aeg sellist valikut teeme või seda ohverdame tegelikult. Ja ega ma muidu võib-olla ka ei räägiks, kui ma ise ka aeg-ajalt satun ikkagi sinna lõksu, et sa lähed mingisugust kellelegi helistama, mingisugust vaatad, mingi sõnum on ja siis juhtumisi kuidagi sa ei saagi aru, kuidas sa oled hakanud vaatama veel mingeid asju. Ja mul on nagu selline tunne, nagu inimesed elaksid nii nagu homset ei oleks. Me nagu väga kergekäeliselt oma loomulikud keha sellised abivahendid loovutame justkui ära. Ja siis oleme õnnetud, et miks me nii haiged oleme. Me võiksime mõelda selle üle, et kes meie ümber on, et kes meid kaitsevad, et meie suurimad kaitsjad on meie bakterid, meie viirused, nad ei ole meie suurimad vaenlased. Et nendest üksikud patogeensed on tõepoolest meile väga niimoodi probleeme tekitavad, aga reeglina, kui nad meile probleeme tekitavad, siis ei ole see ei nende viiruste ega bakterite süü, vaid meie süü, kes me oleme siis oma midagi teinud siin elus niimoodi, et me oleme andnud ohjad nende patoloogiliste elusolendite kätte, kes täpselt samamoodi tahavad elada ja on ökosüsteemi osa. Et kuidagi nagu see nagu kogu see suhtlus või kogu see arusaam üldse sellest kuidagi kipub väga ühte äärmusesse triivima. Et kui me räägime sellest, et kuidas oma immuunsüsteemi tugevdada või ennast terve hoida,
et siis see kuidagi läheks nagu sihuke üks lause, mis katkestatakse kogu aeg ära ja siis sihuke pikk raamat oleks nagu siis kõik muu, kuidas me siis ravime inimest. Et kas see ei peaks nagu olema vastupidi või noh, kas nüüd päris täpselt vastupidi, aga noh, see raamat võiks olla ikkagi nagu sellest, et kuidas me ennast terved hoiame. Aga et praegu tundub võib-olla mingi hulk inimestele päris hirmus minna ka meie oma metsa, sest et on see arusaam, et nii kui ma sealt metsast sisenen, sinna lähen sisse, siis kohe ongi see karu mul seal niimoodi vastas, eks ju, või hunt või kes iganes. No, see tegelikult on veel kurjem loom. Puuk. Just nimelt. Et see on ka üks selline keeruline teema, millega ma ei ole oma peas suutnud päriselt toime tulla, et ma lihtsalt tõepoolest näen ümberringi, kui palju on neid haigestunuid ja ma ei taha nagu selle koha pealt nagu väga sõna võttagi, sellepärast et nendest on tõesti väga, see on nagu kurb vaadata, et inimesed tõesti põevad väga raskelt neid asju. Aga et midagi on siin nagu mäda selle asjaga, et midagi siin nagu ei ole õige, et ma ei saagi aru, mis asi see ei ole siin õige, et mina olen lapsena olnud nii, et ma olin kogu aeg puuke täis ja ma nagu üldse ei hoolinud sellest ja põhimõtteliselt olen ma ka enam-vähem praegu niimoodi, et suve jooksul neid käib minust kogu aeg üle ja noh, mul ei ole nagu seda hirmu üldse, et ma peaks seda kartma. Ja samas ma olen ka nagu mõelnud nende puukide peale, et miks nad on siis nii viimasel ajal nii mürgiseks muutunud ja miks nii palju inimesi haigestub, et kas see on nüüd inimese nõrgem immuunsüsteem või on siis see, et lihtsalt, et kui ma vaatan ka neid kohti, et näiteks kus kohas puugid eriti mürgised justkui on, noh, mäletan, et Saaremaa oli nagu selline koht. Ja Hiiumaa vist on üks selline koht, mis on nagu üks mürgisemate puukidega, leiuna nii-öelda. Et siis ma hakkasin mõtlema, et kas see võib olla näiteks äkki sellepärast, et need on need muruniidukid ja nende muruniidukitega noh, see muru ju pöötakse nagu nii imemadalaks, et seal ei oleks kuskil nagu sellist karjamataolist rohtu. Ja et võib-olla nende areaal on jäänud nii väikeseks, et nendel ei olegi muud siis teha, kui oma viimaste nii-öelda hingetõmmete eest selle oma kõige suurema vaenlase vastu siis hakata mürki tootma nagu rohkem, et mis neil siis üle jääb. Et mitte, et ma oskaks nagu seda lahendust siia kuidagi pakkuda, aga ma lihtsalt nagu mõtisklen, et kogu selle maailma toimimise olemusena, et see inimene on kuidagi nii enesekeskne, et ta tahab kõike muuta ja muudkui võtab seda areaali ära looduselt. Et see on nagu hästi pahane, kui kuidagi loodus reageerib vastu, ja samamoodi on ka selle maailma ressurssidega, et nii palju, kui me ka ei tahaks olla targad, et inimesed, kui me räägime nendega, nad on üsna targad. Aga kui sa vaatad inimest kui kollektiivi ja selle nii-öelda väljendi autor on tegelikult minu elukaaslane, kes ütles, et me oleme kollektiivina väga-väga rumalad. Et tõepoolest ja nagu et põhimõtteliselt me oleme nagu läbi kukkunud kollektiivina. See ühiskonnana me ei oska koos olla, sest me hakkame üksteisega võistlema, et kellel on rohkem ressurssi, see saab rohkem otsustamisõigust. Ja järelikult on täpselt sama nii nagu selle tehisintellektiga, et sa oled selle juba ette ära kaotanud, sest sa ei saa vähendada ressurssi, sest järelikult saab teine rohkem ja siis teine hakkab domineerima ja see teine võib olla paha, järelikult sa tahad olla parem ja tegelikult teed täpselt samamoodi nagu see paha. Ehk siis sinust saab ka paha. See ju peegeldub kas või mingis ajakirja või meedia pealkirjas, et kuskil keegi midagi ütleb välja ilma seedimata, enne ammugi mõtlemata ja siis inimesed lähevad selle mõttega kohe kaasa, ilma et nemad omakorda mõtleks kaasa, kas see nii on.
noh, et see igasugune sildistamine või diagnooside panek või mis iganes, kuidas seda võtta, et sest kool, see on minu meelest tohutult raske koht. Et ta on nagu loomulikult, et kui sa oled klassi võib-olla liider või noh, muidu väga niisuguse tugeva karakteriga, kuidagi tugeva psüühikaga, et sul võib seal olla väga tore. Aga teisalt inimene, kes siis on väga sissepoole ja kes satub mingil põhjusel siis sellise vaimse kuidagi põlu alla, tal ei ole ju mitte kuskile pääsu. Et ja kui ta ei oska ennast aidata selles mõttes, et ta ei oska seda vanematele rääkida, ta ei oska seda koolis õpetajatele rääkida või ta ei saagi seda teha, et millised on ta siis nagu valikud üldse. Et siis ma nagu võiks küll võrrelda, et see on nagu koloonia või vangla. Tal ei ole nagu mingisugust pääsu sealt. Et ja neid traumasid ma praegu tohutult palju pean lappima, mis on inimestel nii-öelda koolist saadud. Et inimesed tulevad nende traumadega ja räägivad, mis on nendega juhtunud. Et ja siis ma mõtlen küll, et kas me sellist kooli siis tahtsime? Kas need traumad tulevad välja niimoodi, et nad tulevad juba selle teadmisega või see tuleb ikkagi läbi selle õpingute perioodi, et kui sa hakkad nii-öelda kihi haaval ikkagi minema sinna inimeseks olemise sisse, eks ju, mitte ainult lihased, luud ja nii edasi, et kas siis hakkavad need traumad vaikselt nagu ennast välja näitama või tekib see seos või arusaam, et see võib olla selle põhjus? Need tekivad päris erinevates kohtades, et ühest küljest no võt sa ise mäletad, et eks ole, kui olid massaažitunnis, et siis eks meie koolil on ka see soov olnud alati, et mitte ainult, et ei tuleks hea massöör, vaid ka hea inimene. Et see kuidagi, see pool on minu jaoks olnud hästi tähtis ja kui nüüd inimene näiteks siis ta ongi saanud pool päevast ise massaaži ja pool päevast on teisi masseerinud, et siis seal tekib ka ühel hetkel nagu selline hästi turvaline koht, kus inimene rahuneb maha, ta tuleb kuidagi nagu sellest muust elust välja ja siis tal alles hakkavad need kihid sealt nii-öelda avanema. Teine koht on siis teraapiad, et kui ma võtan ise inimesi vastu, et siis nad tulevad tavaliselt küll massaaži ja siis nad hakkavad rääkima sinna juurde oma lugusid ja kui me vaatame lääne meditsiini arengut, siis ta ongi ju arenenud välja selleks, millal teda on kõige rohkem olnud vaja, on siis, kui on suured sõjad, kui on suured epideemiad, et siis on teda olnud kõige rohkem vaja ja tõepoolest teda on väga-väga olnud vaja siis. Et ja siis mingite pehmete meetoditega, mingisuguse lihtsalt toetamisega, mingisuguse, ütleme sellise loodusliku raviga ei ole seal väga palju peale hakata. Ja ta ongi sellisena välja arenenud, et ta võimalikult kiiresti, võimalikult efektiivselt teeks inimese töökorda. Et mida sina siis, kui nagu tervis on nii totaalselt käest ära, et mida sa siis peaksid tegema? Nüüd minule tundub, et seda vaatenurka on juba väga palju koolitatud. See on nagu väga tore, et seda vaatenurka on koolitatud ja see peabki nii olema. Aga et mulle tundub, et nüüd võiks koolita teistsugust vaatenurka. Et ma olen alati siin elus teinud neid asju, mida mulle tundub, et ei ole tehtud, millest on puudu. Ja et nüüd mina tahaks pühenduda sellele, et õpetada seda teist poolt, et kuidas on olla terve ja milline on üldse tervis. Ja ma võin öelda, et see pool ei ole mitte väiksem pool. Et seda ei ole mitte kergem õppida kui seda, mis on patoloogia, mis on siis, kui on nagu asi paigast ära. Et kuigi naljakas on see, et kuidas sa saad õppida üldse patoloogiat, kui sa ei tea, mis on norm.
siit siis ka nüüd tagasi tulles, et minu soov on ka siis nii-öelda seda psühholoogilist poolt vaadelda selliselt, et õpetada inimesele ära kõigepealt seda, et kuidas on olla terve, kuidas on olla õnnelik, kuidas on olla rahulolev, tasakaalus, turvaline. Et ja kui ma selle olen saanud inimesele selgeks õpetada, siis alles selle järgi on mul justkui õigus hakata õpetama seda, et kuidas siis käituda, kui on asi tasakaalust väljas. Ehk siis inimene peaks teadma alati kõigepealt, kuidas ta sinna nagu hea koha peale jälle tagasi saab. Et oletame, et inimesel on tõepoolest näiteks koolitrauma ja kui ma nüüd lihtsalt võtan selle koolitrauma ette ja hakkame seda ketrama, siis ta satub jälle sellesse samasse kohta, nagu ta oli kunagi seal koolis, ja ta on tegelikult väga katki. Ja kui ma nüüd ei oska teda õigesse kohta sinna viia, kus on turvaline ja hea ja rahulik ja terve, siis see inimene jääbki nagu justkui katkiseks ripakile ja väga pikka aega ja justkui ta peaks nagu endaga toime tulema, aga ta ei saagi tulla, sest ta ei tea ju, kuhu ta peab minema. Et seega ma tahaks kõigepealt õpeta seda, et kus on see turvaline ja õnnelik koht, kuhu ta peaks tagasi tulema ja siis hakkama lahendama alles neid. Ma nii mäletan seda esimest koolipäeva, kui sa jagasid sama mõtet, et mitte kuidagi vähenda lääne meditsiini võimekust ja vajalikkust, vaid vastupidi, et see kunagi oli loodud ikkagi selleks, et see on elu päästev meditsiin, aga see ei peaks olema elus hoidev meditsiin, aga sellest on saanud meid raviv meditsiin või inimesed on kuidagi selle vastutuse ise ära andnud võib-olla, et kui midagi on kehvasti ja halvasti, siis oodatakse seda vastust perearstilt või miks ta ei tee nii või miks ta ei tea. Aga see, kuidas sa oled oma keha ja vaimu ja meelt ja kõike nagu terviklikuna viimased võib-olla mitukümmend aastat kohelnud, eks ju, ta ei saagi seda teada, ehk siis ta ei saagi sinna juurpõhjuseni jõuda mitte kuidagi. Et see ongi see, et selleks, et see muutuks, sa pead loodusraviga, sa pead oma senist tegevust muutma, mida sa ju ei ole tahtnud teha siiamaani. Et see ongi ju keeruline koht, et kui sa võtad ravimeid, siis sa saad nendest vaevustest lahti ja sa ei pea rohkem midagi mõtlema, sa saad kõike seda jätkata, aga kui sa loodusraviga tahad jätkata või loomuliku raviga, siis sa pead hakkama oma senist elu muutma, sa pead midagi seal ette võtma ja see ei ole kerge. Loomulikult, et ei ole neid muutusi ju teha kerge, aga et küsimus ei ole siin kas kerge või raske, vaid küsimus ongi selles otsuses, et kas ma tahan olla masin ja kuidagi oma päevad õhtusse veeretada ja et arstid hoiavad mind nii kaua elus, kui saavad, või ma tahan olla enda saatuses siis kaasarääkija ja otsustada, et milline minu elu saab olema, mismoodi minu tervis hakkab olema, milliseid tegusid ma teen, milliseid mõtteid ma mõtlen. Et see kõik on nagu see ei ole kerge, aga see on valik. Kuidas me saaksime tagasi, me ei ole ju olnud ka selles suhtes nagu mitteteadlikud või osavõtmatud või kuidagi rumalad aegade algusest peale, et kuskilt me oleme ikkagi selle mugavuse, selle võimalikkuse niimoodi olla ju omistanud. Et kas sellest üldse saab kuidagi tagasi minna või peab selleks mingi pauk ära juhtuma ikkagi kogu ühiskonna jaoks, et me hakkaksime uuesti mõtestama seda, et miks me siin oleme ja kes me tegelikult oleme. Ajurvedas või Hiina meditsiinis on näiteks mingi 3-4 tuhat aastat ühte asja tehtud ja saadud sealt positiivseid tulemusi, siis kas on võimalik veel suuremat teaduskatsetust teha? Kas see ei ole nagu piisav uurimustöö, et ma mõtlengi selle arrogantsuse peale, et kust tuleb nagu see julgus või nagu ülbus, et ma ütlen, et ei, see ei kehti. Ise üldse nagu uurimata, millest räägitakse seal, mida on seal tehtud, mida on uuritud, kui palju on nagu
inimesi ravitud sellega. Kas see tuleb kuidagi ühiskondade erinevusest täna selles kohas ka, et meil on justkui vaja, et kogu aeg keegi vastutab. Et kui ma teen vaktsiini või kui ma teen raviplaani, siis mul on vaja, et keegi vastutab või mina ei taha võtta vastutust selle eest, et ma seda kellelegi teen või jagan või annan. Aga idamaades on algusest peale olnud ja säilib see usaldus selle suhtes, mida on tehtud. Et see vastutus ei anta sellele, et kui sina täna oled see ravitseja või see nii-öelda loodustarkuse edasiandja põlvest põlve, siis ma usaldangi seda ja ma ei pane sellega sulle vastutust, et kui see minu puhul ei toimi, siis see on okei. No ega tegelikult ei saa öeldagi, et see vastutus kuidagi oleks väike olnud idamaades, sest on ju teada seda tüüpilist, kuidas see oli siis Hiinas jah, et kuidas see ravitseja, kui tema patsient suri, siis pandi tema maja juurde nagu sinna latern, et seal oli kohe näha, et mitu inimest on sinu patsientist surnud ja selle järgi tehti ka tihti neid otsuseid, et see oli tegelikult palju karmim kui praegu. Meil on Google Review, kuhu pannakse tagasiside, et kui sa mind terveks ei teinud, siis see on sina oled kehv arst, mitte mina ei ole sinna midagi võib-olla pannud. Et aga seal oli siis ka see, et heal arstil oli võimalik siis ka valida, et kui inimene ei täitnud tema soovitusi, siis ta lihtsalt ei võtnud teda endale. Et seal oli nagu see võimalus täiesti olemas. Et ma ei taha nüüd kuidagi öelda, et meie meditsiinisüsteem on tingimata kuidagi halb, et meil on kindlasti tohutult palju siin head, aga ma just tahangi öelda, et meil on nagu üks tahk, see ennetusmeditsiini tahk on täiesti olemata. See on nagu selle murekoht. Et minu vastutus on ikkagi see, mis minuga ja minu sees ja kehaga toimub. Ja kui see läheb mu vastutusalast välja ja ma ei oska midagi peale hakata, siis mul on see järgmine koht, kuhu pöörduda, eks ju. Aga mitte see, et perearst ütleb mulle juba võib-olla 5-6 kord, et kuule, et su kolesterool on kõrge või kehakaal on liiga suur, eks ju, et äkki nagu mõtleks selle peale. Siis see nagu ei ole minu jaoks mingi mõjuv tegur. Aga see, kui ma ühel hetkel olen haige või ei jaksa või mis iganes, siis see justkui on kellegi teise süü. Ja paljud arstid on ka mulle kurtnud, et mis ma siis nendega teen, et kui ma ütlen talle, et käi jala, siis ta hääletabki jalgadega, läheb teise perearsti juurde. Inimesed on harjunud nagu väga selliste lihtsate lahendustega ja... Kas sa oskad tuua ka mingit näidet, et kuidas see tavainimene, kes täna võib-olla otsibki igalt poolt abi mingi asja tõttu, eks ju, kas ta üldse saab kuidagi kontrollida või teha mingit analüüsi selle osas, et kellelt ma täna abi küsin, kui see on alternatiivne ja et kuidas ja kas on alternatiivil ja alternatiivil vahe? Jaa, päris hea küsimus. Kõiki neid asju on võimalik teha selliselt, et sa tegelikult toetad inimest ja neid on võimalik teha selliselt, et sa lihtsalt kasutad inimest ära. Ja et eks see kõik see selline piiripealne maailm ongi see, mis võib selle asja teha väga raskesti meditsiiniinimestele vaadeldavaks ja vastuvõetavaks, et seega jah, me ka seal nõukojas oleme siis proovinud väga selget ja nagu arusaadavat joont hoida, et kõik oleks väga selgesti mõistetav. Et inimeste valik ongi see, et elame vabal maal ja igaüks teeb omad valikud ise, et nii see elu on. See on päris tore koht, kus vaikselt oma otsad kokku tõmmata. Aitäh, et te meid vaatasite, kuulasite, nii et suur tänu sulle veel kord, Alar, et sa meie juurde täna siia tulid. Ja kindlasti kohtume veel.